Kukruse-Jõhvi teelõigu rekonstrueerimise projekti eesmärgiks oli likvideerida Eesti teedevõrgus kõige ohtlikum teelõik ja tagada transiitliikluse voog Tallinna-Narva maanteel ja kahe linna vaheline liiklus. Projekti eesmärkideks olid samuti ka liiklusohutuse tagamine, kuna senine teelõik oli küll 2+2 realine, kuid puudusid liiklusohutusvahendid, eraldusriba, kõik pöörded olid samas tasandis ehk tehti vasakpöördeid üle 2 sõiduraja. Valgustus oli väga puudulik, samuti jalakäijad, jalgratturid olid kõik maantee ääres otseselt ja projekti eesmärgiks siis lõpuks oligi kogu selle probleemide rägastiku lahendamine ehk luua ohutu teelõik kõigile teekasutajatele. Projekti tulemusena valmis 2+2 realine maantee Kukruse ehk siis Kohtla-Järve ja Jõhvi linna vahel. Kõik ristumised viidi eritasandisse. Tähendab seda, et enam ohtlikke vasakpöördeid ei ole. Samuti ühendati Kohtla-Järve ja Jõhvi omavahel kergliiklusteega, mis on valgustatud ehk jalakäijatel, jalgratturitel, rulluisutajatel on ohutu liigelda ööpäev läbi selle maantee ääres. Samuti rajati nendele 2 eraldi jalakäijate silda. Lisaks on nendel võimalus üle käia veel 2 autosillast. Projekt avaldas kohalikele inimestele kõige rohkem mõju ilmselt Kukruse linnaosas, kus Uus-Narva maantee siis viidi eemale asulast ja nüüd on siis teiselt pool niinimetatud Tuhamäge, mis tähendab seda, et linnaosas müra ja saaste oluliselt vähenes ja kohalike elanike eluolu peaks oluliselt parem olema. Samuti kindlasti said kohalikud elanikud abi 2 linna ühendavast jalgteest, mis istub põhiteega siis eritasandis. Ehk enam ei tohiks olla ohtu tee ületamisega ja on võimalik ohutult kulgeda ühest linnast teise. Samuti on avaldatud väga palju huvi sportimisvõimaluste vastu selle tee peal, näiteks rulluisutajad, nii et loodetavasti kõik see saab kohalike elanike poolt usinasti kasutusse võetud. Projekti rakendamine oli oluline ka keskkonna seisukohalt seetõttu, et esmajoones kasutati kohalikke materjale ja just jääkmaterjale. Mulka ehitamisel kasutati kohalikku liiva ja aheraine killustikku, mis tuleb põlevkivi kaevamisest ja jääb jääkainena lihtsalt hunnikutesse seisma, et seda sai meie projektis kasutatud. Keskkonna poole pealt kindlasti ka müra ja saaste vähendamine, ehitati müraseinu asustuste ette. Samuti toimib Kukruse aherainemägi ise juba müratõkkena Kukruse asulale. Et seetõttu oli ka see, miks uus tee viidi asulast eemale. Samuti on suurt rõhku pandud vetesüsteemidele, kuna kogu lõik asub altkaevandatud aladel ehk siis põlevkivi kaevanduste kohal, siis oli oluline kogu see vesi kokku koguda ja mitte lasta imbuda sellel suvalises kohas maapinda, vaid juhtida nad spetsiaalselt rajatud basseinidesse, neid kokku on 7 tükki. Kogu selle projekti tulemusena loodetavasti selliseid õnnetusi, nagu varasemalt seal olid, mis siis põhiliselt olid kokkupõrked vasakpöördel, tüüpilised ristmikuõnnetused, kokkupõrked jalakäijatega, vastassuunas liikuva sõidukiga, et loodetavasti neid sellel lõigul enam ei toimu.